Ahoi, kui ilm on väga tuuline ja telkida ei taha, siis võiks ju lihtsalt ka matkata. Täna tulin Poldrijärve matkarajale. Praegu peaksin olema, vaatan, siin infopunktis. Ja siis hakkan siit järjest liikuma siia alla ja vaatab edasi jooksvalt. Aga lähme siis rajale. Siin-seal on isegi lund natukene, öösel veidi tuli. Aga marudul on vahepeal, nii et telkimisplaanid jäid seekord ära. Täna on muidugi 28. detsember ja arvan, et võib-olla see aasta telkima ei lähegi rohkem. Aga eks näis, mis lähipäevad toovad. Võib-olla läheb ilm natuke paremaks, kuigi siin ähvardab tuuliseid ilmasid veel. Aga rada on siis selline sinise märgistusega. Pole kunagi veel siin käinud. Päris tihti olen siin lähedal küll, aga nüüd mõtlesin, et võiks ju uudistama tulla. Jalajälgi ka on seega. On see vist mingi populaarsem koht ikka. Rahvast liigub. Üle kraavide ja ojade on mingid sillakesed. Vesi vuliseb. Ega see mingi vana matkarada ei ole, et mõned aastad tagasi see loodi siia. Järgmine sillake. Pole just sügavaid lompe, aga saab kuiva jalaga üle. Eksimisvõimalust ei ole. Kui ei ole puu peale seda sinist märgistust tehtud, siis iga natukese aja tagant on selline post maasse löödud. Järgmine on selline mõnekümne meetri pärast. Nagu alguses kaardi peal näha oli, siis puhkekohtasid on ka päris mitmeid tee peal. Saab natuke istuda ja siis jalutad jälle edasi. Maapind on õnneks külmunud. Praegu oleks muidu päris porine siin nii mõneski kohas olnud. Aga kerge lumi ja veidi külma on olnud, nii et jalad poriseks ei saa. Saapad jäävad ilusti puhtaks.
hetkel on päris mõnus. Siin on mingid viksiga puud. Need lähevad vist mahavõtmisele. Päris mitmeid on ära märgistatud. Mingi kuivanud kask ja järgmine pink. Nüüd ma jõudsin selle nii-öelda, kus ma auto jätsin parkla otsa või infotahvli juurde. Sealt tuli sealt poolt niimoodi. Jõudsin siia tippu ja nüüd läheb tagasisuunav jõe äärtpidi. Porijõe äärtpidi. Siin kuskil nende heinavallide juures, mis sinise kilega on kaetud, seal teisel pool peaks olema lennundusmuuseum, muidugi kaugel eemal, aga on näha. Ja siin on täitsa põnevaid selliseid taskuid. Ühesõnaga, kus on hea õngitsema tulla. Võib-olla kevadel, võib-olla suvel. Aga nüüd ma tean vähemalt, kuhu on mugav ennast sättida. Kõnnib natuke seda rajalõiku ja kindlasti tuleb siin eespool ka veel selliseid taskuid. Kuused on ka siin ilusad. Hõredalt, aga siis nad on tihedad ja lopsakad. Sobiks päris hästi jõulukuusekski. Nüüd jälle pimedasse metsa. Vahepeal oli päris pikalt lageda peal kõndimist. Aga nii kui satud metsa sisse, siis on vaikus ja rahu ja lund ka ei ole. Ma korra vaatasin kukeseene taga. Ei ole mingid muud seenejänused on siin. Lennuk ka kuskil lendab. Ulmüra maandub vist praegu. Lageda peal oli päris tuuline, aga siin kuuskade vahel on päris mõnus. Ja raja ääres on igasuguseid viitasid ka. Saab natuke lugeda, kes siin pesitsevad. Eks neid viitasid oli siin enne päris palju, aga ei hakanud kõigest filmima. Ja praegu olen ainult selle ühe väikse lõigu läbinud ainult. Kokku on see rada 7,7 kilomeetrit. Ma isegi ei tea, kas ma lähen kogu selle suure lõigu peale, aga vaatan veel. Alustasin umbes sealt, kus eemal autod paistavad ja saigi see üks lõiguke läbi. Ja nüüd läheb siit edasi üle tee, üle silla. Läheb siit mingi osa ja siis saab sealt kuidagi teiselt poolt jõge ka. Aga ilm on nii sant, et ja kätel hakkab külm ja kõik on jama
ma arvan, et jätan järgmiseks korraks ka midagi. Nii et siis ma siis lõpetan ja loodetavasti varsti näeme kuskil telkimas.